Tere päevast! Head loomakasvatuse magistriõppe huvilised, mina olen Ragnar Lemming, siis õppekava juht ja püüan siis järgnevate minutite või kümnete minutite jooksul anda ülevaate selle kohta, mis siis meil see loomakasvatuse magistriõppe endast kujutab. Ja nüüd, kui peaks tekkima mingisuguseid küsimusi, et ma siin alguses kohe mainin ära, et minu e-posti aadress on siin ka välja toodud, et kui näiteks hiljem peaks tekkima mingisuguseid küsimusi seoses õppekavaga, et siis võib ka julgelt ühendust võtta. Mainin ka ära, et seda infotundi siis salvestatakse, et tõenäoliselt saab olema siis salvestis ka kuskil hiljem järgi vaadatav. Sissejuhatuseks natukene uduselt on see õppekava algstruktuur, aga sellest pole ka lugu. Et see õppekava struktuur on siis selline, et see esimene peaks olema, on jagatud mooduliteks. Et see esimene peaks olema siis erialamoodul, ja ta moodustab kõige suurema osa siis kogu sellest õppekavast. Lisaks on ka vaba aineid, neid ei ole just eriti palju. Selle põhjus seisneb selles, et on suhteliselt väike seltskond ja valikaineid samamoodi. Aga neid muidugi on võimalik valida siin meil ülikoolist ja väljaspoolt ülikooli ka neid valikaineid siis siia lisada. Toimub siis õppevorm on sessioonõppe, see tähendab, et igapäevaselt kohal ei pea käima, et auditoorne töö toimub üks kord kuus, siis kuskil 4-5 päevaks tullakse siis kohale ja ülejäänud peaks olema siis iseseisev osa. Et siin struktuur ka, et kui vaadata siis, et magistritöö moodustab päris suure osa, siin vaadata, et on õppeaasta ja õppesemester, et esimene õppeaasta, teine õppeaasta, sügis- ja kevadsemester, et siis teise aasta kevadsemestril, nagu näete, seal ühtegi ainepalli ei ole, välja arvatud siis magistritöö, et siis see viimane ots saab keskenduda siis ja pühenduda just magistritöö koostamisele. Me mainin siin alguses ka kohe ära selle, et meie loomakasvatuse õppekava on rahvusvaheliselt akrediteeritud ja seda siis juba pikemat aega. Käib meil ülikoolis niimoodi, et käiakse siis regulaarselt hindamas, tuleb rahvusvaheline seltskond erinevatest ülikoolidest ja asutustest, pannakse see seltskond kokku, kes tuleb siis ja vaatab meie õppekava üle, mitte ainult õppekava sisuse poole, vaid ka kuidas õpetatakse, räägitakse tudengitega, küsitakse tagasisidet ja antakse siis väga selline põhjalik hinnang ja tuuakse välja siis tugevad punktid, võib-olla siis sellised valdkonnad, mis vajaksid parendamist või täiustamist. Et viimane akrediteering oli meil aastal 2022, ehk siis et akrediteerimised käivad iga 7 aasta järgi, et järgmine siis on aasta 2029. Ja siis tullakse vaadatakse, et kas me oleme neid soovitusi arvesse võtnud ja mitte ainult, et eks õppekava muutmine ja arendamine toimub pidevalt, see on pidev protsess. Siin, kui mul nüüd meelde tuleb, et siis viimastel akrediteeringutel peeti, et meil on ikkagi väga praktiline õpe seotud auditoorsega, need tugevamad, mida siis soovitati, oli see, et me peaksime õppekavasse lisama rohkem kestlikkusega seotud aineid, ehk siis selline säästlikud ja keskkonnaga seotud õppeained. Et see oli siis selline soovitus meile. Ja tegelikult sel hetkel oli meil ka, et meil on päris mitmed keskkonnaga seotud õppeained ka magistrantuuris või magistriõppes olemas. Aga siit ma lähen edasi. Ehk siis need küsimused, et mida ja kuidas õpid. Et on ka 3 selliseks valdkonnaks siin jagatud. Et see esimene valdkond on siis loomade heaolu ja pidamine ja siin all on siis ära mainitud need erinevad õppeained, mis siis selles moodulis on.
loomade heaolu hindamine. Nüüd ütleme, bakalaureuse astmes loomade heaolu hindamist nii väga ei käsitletud, et seal rohkem see loomade heaolu käitumise teema. Et siis magistrantuuris juba vaadatakse põhjalikult, kuidas siis neid reaalselt siis hinnatakse, nii teooria kui praktika. Käiakse ka nii-öelda loomade vahel seda heaolu siis reaalselt hindamas, selleks on teatud siis protseduurid ja hindamismeetodid, et siis teada saada. Siis loomakasvatuse keskkond on olnud selles õppekavas juba pikemat aega, nagu ma ütlesin, et see on selline kestlik ka. Ja keskkonnateemad ei ole midagi uut meie õppekavades, et need on olnud ka läbi aegade. Võib-olla viimasel ajal on seda rohkem hakatud rõhutama ja võib-olla nüansid on teistsugused ja õppekava nimetus võib-olla on sama, aga sisu on ka ajaga kaasas käib. Siis loomakasvatushooned, tehnoloogiline sisustus, et täna on meil ikkagi väga palju digiriiki ja digilahendusi, et ka selles osas meil on paras väljakutse, et me peaksime nende väga kiiresti arenevate digitehnoloogiate, nutitehnoloogiatega kaasas käima. Eks me seda üritame ja püüame. Siis viimane kliimamuutus ja põllumajandus on magistrantuuris või loomakasvatuse magistriõppes värskelt lisatud õppeaine. Et siis on natukene jälle neid kestlikkuse teemasid juures ja üha rohkem keskendutakse ka keskkonnamõjude hindamisele. Üks näide on siis see süsiniku jalajälje hindamine, et ka need asjad on meie õppekavas sees. Need on siis selles plokis, mõned pildid nüüd siia juurde, et on näha, et siin vasakul pool on siis loomade heaolu professor, kes on pärit Inglismaalt ja kursust õpetatakse ka inglise keeles, et siin paremal pool käivad meil ka ikkagi välisülikoolidest tudengid ja tahavad teha oma uuringuid siin ja koostada oma magistritöö siin, et siin paremal pool on üks noor Itaalia magistrant, kes tegi siis oma magistritöö just lihaveiste käitumise teemal ja heaolu teemal. Siin on näha siis tudengid meil Märja katsefarmis või Eerika katsefarm, heal lapsele mitu nime, et täna ta vist ametlikult on Eerika katsefarm, et seal on näha, kuidas tudengid seda loomade heaolu hindamist läbi viivad, just magistriastme tudengid. Siis ma näen. Nagu öeldud, loomakasvatus ja keskkond, et need keskkonnateemad tulevad üha rohkem ja rohkem esile. Et on ka need õppeained sees, ka pidamistehnoloogiad. Et siin on siis tudengid uudistamas ühte farmi, et siin see pidamistehnoloogia, siin on lüpsitehnoloogia, selline karussell, lehmad on peal ja selle ajal neid lüpstakse. Teevad karusselli peale ühe tiiru ära ja siis nad lähevad jälle lauta tagasi, et selle ajaga lüpstakse need ära. Siis, et nagu öeldud, see digitaalsete tehnoloogiate kasutamine, et siin pildi peal on näha, et kus need digitaalsed valdkonnad meil laudas on. Ja täna jookseb, selle mehel on käes seal mingisugune nutiasi, et jookseb see info meil ilusti kodukontorisse kätte ja igale poole taskutesse. Oluline on seejuures see, et kõik need andmed, mida siin laudas kogutakse, et inimesed oskaksid neid andmeid siis ka nagu tõlgendada ja nende põhjal teha siis selliseid häid otsuseid. Täna on juba sellised, kui ostetakse lauta mingisugune seade või tehnoloogia, siis tavaliselt on need nutiasjad käivad kaasas. Et isegi siis, kui sa ei taha, on need tehnoloogiaga kaasas. Et oluline on neid andmeid siis lugeda ja tõlgendada. Et siis see peaks olema ja aitama, mis ei tähenda muidugi seda, et loomakasvataja lauta üldse ei lähe. Et see oluline on ikkagi minna ja jälgida ja vaadata, mitte ainult digiandmeid kasutada.
Jah, see kliimamuutus ja põllumajandus uue õppeainena, et üha rohkem ja rohkem näeb Eesti laudades ka sellist pilti, et on igasugused jahutussüsteemid üleval ja muidugi see kliima, räägitakse rohkem küll kuumastressist, et kuidas seda vähendada, sest kuumastress tegelikult vaevab loomi, mõjutab toodangut ja tervist. Et mis siis selle puhul ette võtta. Ja lehmad on laudas, aga väga palju loomi peetakse ka karjamaal, et nendele selliseid jahutusseadmeid sinna ei pane, et nende puhul tuleb ka leida mingisugused meetodid, et kuidas seda mõju siis vähendada. Siis teine plokk on selline pandud kokku tõuaretus ja söötmisteadus ja need erinevad õppeained, mis siis selles plokis on. Et alustades siis sellistest labori poole pealt on igasugused analüüsimeetodid, mida siis laboris tehakse ja vaadatakse. Ja aretusväärtuse hindamine ja siis söötmine, toitumisfüsioloogia, metabolism, et natukene rohkem seda loomade sisekosmust siis tutvustada. Ja siin paremal pool on siis üles loetatud kõik need erinevad loomaliikide erikursused, mis siis võrreldes bakalaureuseastmega on natukene süvendatumalt, aga käiakse ka väljaspool auditooriumi neid tegemas. Siin nüüd võib olla märkusena, et siin lihaveisekasvatuse erikursus, et bakalaureusastmes eraldi lihaveisekasvatuse kursust ei ole, küll aga siis magistratuuris on. Ja seda tegelikult ka lihaveisekasvatajate soovil, et võiks olla eraldi kursus. Et selle kursuse puhul me oleme kaasanud ka päris palju väliseksperte. Näiteks Soomest on viinud seda õpet, aidanud seda õpet läbi viia Soome teadlased. Aga ka mujalt. On piimaveisekasvatus, seakasvatus, hobusekasvatus ja linnukasvatus erikursus. Nüüd varasemalt oli hobusekasvatuse ja linnukasvatuse kursus valikainena. Nüüd on nad siis õppekavas sees, et kõik tudengid läbivad ka hobuse ja linnukasvatuse kursuse. Näide siin laboratooriumist, mis ma siin alles leidsin, et analüüsimeetodid saavad tudengid ka natukene pipeti käes hoida ja teha ja vaadata, mis need reaktsioonid seal on või analüüsida. Jah, aretusväärtuste hindamine, aretusmeetodid, mida siis nagu ühe looma puhul mõõdetakse, mida vaadatakse, mida hinnatakse. Siin on näide hobuse peal, et milliseid parameetreid mõõdetakse ja vaadatakse ja kuidas siis seda looma kujundatakse, et millises suunas tahetakse teda siis aretada. Kõik hakkab aretusest peale, et milline see loom siis on meil ettevõtetes. Olgu ta siis hobune, olgu ta lihaveis, olgu ta kana, olgu ta lammas, olgu ta siga. Et siin on lihaveisekasvatuse näide ka populaarsem ja populaarsem. Siin ei ole päris pilt võib-olla toitumisfüsioloogia kohta ja metabolismi kohta, et siin on rohkem nagu töö põllu peal. Aga näide sellest, et seal professorid uurivad, mis seal kasvab, võetakse karjamarohu proove ja analüüsitakse. Piimaveisekasvatuse erikursus. Piimaveisekasvatus Eestis on väga kõrgel tasemel, kui vaadata nüüd seda piimatoodangut ühe lehma kohta. Aga öeldakse ka, et kui piimatoodang või kui loom on väga kõrge tootlikkusega, et siis ta muutub ka selliseks õrnaks ja vastuvõtlikuks. Võib-olla on rohkem terviseprobleeme, et seda enam tuleb rohkem ja rohkem tähelepanu pöörata sellele, kuidas neid peetakse, et nad ei haigestuks ja nii edasi. Et keegi on tõmmanud paralleele, et lehma tuleb tänapäeval nii detailselt sööta, nii nagu tippsportlane, et iga gramm on arvel ja täpselt mõõdetud, täpselt planeeritud.
Jah, lihaveisekasvatuse erikursus sai mainitud, et lihaveisekasvatus on meil suhteliselt ekstensiivne ja peetakse neid karjamaal vastupidiselt võib-olla Ameerika näidetega, kes filmidest on näinud, kuidas suured karjad peetakse väikeses koplis, et meil on väga palju rohumaaaveiseid. Et selle poolest oleme me siin ka võib-olla sellised erilisemad. Seakasvatuse erikursus on nüüd alates järgmisest aastast või uuest õppeaastast on natukene väiksema mahuga. Varem oli ta 6 ainepunkti, nüüd on ta 4 ainepunkti. Aga sellest ei ole lugu. Et siin on näide, jah, et Eesti kõige suuremas seakasvatuse ettevõttes, see on kuskil 50 000 siga, me oleme siin magistrantidega uudistamas ja kommentaariks olgu öeldud, et siin on 2 magistranti, kes just eile kaitsesid oma magistritöö. Üks nendest just sellel samal seakasvatusteemal ja teine siis lambakasvatuse digitehnoloogiate teemal. Et lihtsalt kommentaariks. On linnukasvatuse erikursus, ei hakka võib-olla lamba-kitsakasvatuse erikursus, ei hakka siin pikemalt võib-olla nende juures peatuma. No kitsi meil Eestis väga palju ei ole, on mõned ettevõtted, aga kes teab, võib-olla homme tekib juba kuskile uus, et neid huvilisi võib ka järjest juurde tekkida. Ja hobusekasvatuse erikursus, ma ütlesin, loomakasvatuse tudengite hulgas on päris palju neid, kes on juba lapsepõlvest saati võib-olla hobustega kokku puutunud ja tegelenud ka pikemat aega ja on just eelkõige huvitatud hobusekasvatuse teemade vastu, et ka see on täitsa reaalne ja mõeldav. Ja 3. plokk on siis selline rohkem tootmise planeerimine, äri juhtimine loomakasvatuses, kõik need ökonoomika teemad ja turustamise teemad, mis ka tegelikult on ju olulised. Ettevõtte ja personali juhtimine ka tudengite enda soovil, et rohkem võiks olla või mõni aine võiks olla just selle suhtlemispsühholoogia osas, et see on ka oluline. Ükskõik, kus sa töötad, olgu siis laudas või ministeeriumis. Nõuandeteenistuse süsteemid, ehk siis meie konsulendid tulevad ka meie õppekavadelt, et juba antakse ülevaade, kuidas need asjad toimivad. Ja siis loomakasvatusettevõtte juhtimise praktika on nüüd siis peale esimest kursust, et siis tuleks reaalselt minna siis loomakasvatuse ettevõttesse ja olla seal sisuliselt selle loomakasvatuse ettevõtte juhi vari. Ja siis veenduda ja vaadata ka, et mida see siis nagu tähendab. Ja tutvuda ka kõikide nende digilahenduste ja võimalustega, mis selles loomakasvatuse ettevõttes siis kasutatakse ja rakendatakse. Et sealt peaks ka siis saama seda digiõpet juurde. Siis on jah, see nagu öeldud põllumajandussaaduste turustamine, et on oluline teema. Nii mõnedki ettevõtted ja neid tuleb üha rohkem ja rohkem juurde. Nopri talu võib-olla või see pilt on tehtud Pajumäe talus, et kus nendel on otsast lõpuni, et neil on piimatootmine, neil on siis juustutööstus või mingisuguste piimatoodete tootmine ja siis nad ise püüavad ka neid turustada. Et kogu kett on käes. Siin pilt sellest, et ei ole laudas kogu aeg. Tänapäeva loomakasvataja või loomakasvatusettevõtte juht ei olegi nii väga laudas. Oluline on muidugi käia ja vaadata ikkagi laudas ka, mitte ainult läbi kaamerate. Aga jah, et see andmeanalüüs, mis kõik arvutitesse kokku jookseb, ja et nende andmete alusel saaks siis ka häid ettepanekuid või otsuseid vastu võtta. Praktikast on olnud siin juttu, jah, meil meeldib öelda, et meil on probleem õppepõhine, see õpe, ehk siis
et püütakse leida küsimusele mingisuguseid vastuseid mingisugustele reaalselt eksisteerivatele probleemidele. Et see teeb siis selle õppe selliseks praktiliseks ka. Praktika osatähtsus on meil õppekavas suur. Ja me peame seda endiselt oluliseks. Eerika katsefarmis käivad tudengid väga sageli teevad. Aga see Eerika katsefarm on ka piimaveised, aga me teeme koostööd teiste loomaliikide ettevõtetega ka. Ja, nagu ma ütlesin, loomakasvatuse juhtimise praktika on peale esimest kursust. Ja me kaasame õppetöösse ka praktikuid, ehk siis mõnikord tulevad nad meile auditooriumisse rääkima. Aga teistest ülikoolidest, nagu see lihaveisse kasvatuse näide. Siin tahtsime hobuse kasvatuse raames ka teha, siis kui see COVID-i aeg tuli, et siis katkesid need sidemed kuidagi. Ja siin on näha Eerika katsefarmi õpperuum, et seal saab ka auditoorset tööd teha vajadusel. Samas paistab aken, kus on siis laut ja on lehmi võimalik vaadata ja siin on siis see teine korrus. Tagant paistab see sama auditooriumi, õppeauditooriumi aken, see hele ruut seal. Et saab siis jälgida loomade heaolu hindamine näiteks. Nüüd magistriastme lõpus, et need õppimisvõimalused, et meil on ka doktorantuur ja väga paljud noored, ma ei saaks öelda, et paljud noored, aga huvilisi on, et jätkavadki oma õpinguid doktorantuuris, et teha siis seda teadust põhjalikumalt, kellele see meeldib ja kellele see istub. Ja doktorantuuris muidugi on väga palju võimalik siis valida omale selliseid õppeaineid ja kursuseid, mitte ainult Maaülikoolist, vaid ka teistest ülikoolidest, sealhulgas välisülikoolidest. Käiakse päris palju väljas erinevatel, kas või näiteks suvekursustel, konverentsidel, aga ka laudas. Kui nüüd rääkida karjäärist, kes ei taha teadust teha, et tegelikult on niimoodi, et päris paljud ettevõtjad teevad kogu aeg teadust, et kogu aeg proovivad, mis nende ettevõttes töötab ja mis nad ei tööta. Et võib ka spetsialistina tööle minna, et mitmedki on läinud meil erinevatesse riigi- või eraettevõtetesse, avaliku sektori ettevõtted, rahvusvahelised organisatsioonid. Meil on päris palju ametiasutusi, kes tegelevad siis loomakasvatusega, loomade heaolu teemadega. Siin aeg-ajalt ikkagi otsitakse ministeeriumisse või põllumajandus- ja toiduametisse ka. Näitena on siin mõned vilistused ära toodud, et aastal 2022 üks tudeng lihtsalt jätkas oma vanemate elutööd piimakarja pidamisel ja neid näiteid on veel tegelikult. Ja siin 2023. aastal lõpetanud Siim Tedel, kes on ka tegelikult lihaveise kasvataja, kes bakalaureuse astmes õppis hoopis majandust, tuli loomakasvatuse magistrantuuri ja jätkab nüüd siis doktoriõppes ka piimaveiste teemal. Siin on näiteid teisigi, et meil on siin üks noor neiu Hiiumaalt, tema siis alustas oma doktoriõpinguid sel aastal. Seda näidet ma olen ka toonud, et kunagi, kui Maaülikoolil oli pisut teistsugune reklaamikampaania, et siin kasutati reklaamnägusid, et siis on siin näha üks loomakasvatuse lõpetanud tudeng, Ragne, kes lõpetas bakalaureuseastme loomakasvatuses ja läks edasi Inglismaale, sai seal magistrikraadi ja nüüd töötab Eesti kõige suuremas põllumajandusettevõtte, ei ole põllumajandusettevõtte, ehk siis Maagrupis, või siis alustas tööd Eesti kõige suuremas seakasvatusettevõttes, mis asub siis Viljandi külje all. Et tema on siis seal söötmise spetsialist, vastutab siis kõikidele 50 000 ja isegi rohkemate sigade söötmise eest ja nüüd siis hakkab tegelema ka talleegis olevate broileritega. Et söötmisspetsialiste otsitakse tegelikult päris palju igale poole. Ka söödatööstusettevõtetesse. Ja nende töötasud on
noh, kohati kõrgemad kui minu omad. Mis kohati? Sageli. Noh, siin näide, et kuidas me siis koostööd teeme, see on nüüd seakasutuse näide, aga tegelikult on päris tihe koostöö ka teiste loomakasutuse ettevõtetega, piimatööstustega, ka erialaorganisatsioonidega. Aga lihtsalt üks näide. Et see sama Ragne, et tema siis töötabki selles ettevõttes, siis seakasutuse ettevõttes. Ja lõpetuseks ma jätsin siia slaidi ka, et sama slaid oli siin bakalaureuse õppekava tutvustamisel, et ei ole ainult laudas, ei ole ainult, et loomakasutus on seotud ka nii-öelda kaudsemal, otsesemal ja kaudsemal viisil meie ühiskonna eluga. Ehk siis vastus sellele esimesele küsimusele oleks siis see, et loomakasutuses sõnnikust kääritatakse metaani ja sellest saab siis rohekütust, mida siis kasutavad linnaliinibussid. Ja Alma näide siin on konkreetne kohupiim ja juustu tehakse, et siis jääb üle selline vedelik nagu vadak. Vadaku sees on palju piimalaktoosi ehk suhkrut. Et seda siis Alma transpordib siis jällegi sinna Eesti kõige suuremasse seakasutuse ettevõttesse, et siis söödetakse sigadele, muidu ta läheks kanalisatsiooni. Või tuleks teda kahjutustada kuidagi. Ja see viimane näide ehk siis lennundusega seotud, mitte ainult Lufthansaga, on siis see, et loomade puhul on siis kõik loomad, põllumajandusloomad, surnud loomad tuleb siis kahjutustada ja see tehas Eestis, kus seda siis tehakse, nemad eemaldavad nendelt karkassidelt siis rasva ja sellest rasvast siis saab teha mingisugust kütuse lisandit, bioloogilist kütuse lisandit, mida siis kasutavad lennufirmad lennukütusena. Ja siin mõned näited siis eile kaitstud lõputöödest, et siin on näha, et see esimene teema on seotud Eesti tõugu hobuse ja tema ajaloo uuringutega. Siis on midagi sigade kohta, on sigade ja siis näide selle kohta, kuidas jällegi ressursse kasutatakse niimoodi, et nad raisku ei läheks, ehk siis on selline piim nagu üleminekupiim. Ja sellest on tehtud siis pulber või tehti pulber ja söödeti siis jällegi võõrdepõrsastele. Ja siis oli see teema digitaalsete tehnoloogiate kasutamine nüüd siis lambakasvatuses ja viimasena siis siin geneetilised keskkonnategurid jällegi veisekasvatuses. Siin slaidil ma ei hakka pikemalt tutvustama siis selle aasta vastuvõtu terminid, et need on siis kirjas ja kes siis tahab täpsemalt ja rohkem infot, siis on olemas koduleheküljel kõik olemas, et seal saab siis nendega täpsemalt tutvuda. Mina tänan, soovin kena päeva jätku ja ilusat suve. Olete kõik oodatud meile magistrantuuri loomakasvatuse saladustega täpsemalt tutvuma. Suur tänu!